õppevideo inglitiibade punumiseks. Kui oled selle keskmise osa valmis pununud, siis võtad kõigepealt juhtnööriks siit keskelt alla ripuvatest nööridest kõige vasakpoolse. Võtad esimese nööri siit, see tuleb siit selle juhtnööri tagant. Teeb siia väikese pauna ja läheb siit juhtnööri eest läbi. Tuleb sellest paunast läbi, tõmbad nööri läbi. Nüüd, kui hakkad sõlme pingule tõmbama, hoiad juhtnööri pingul ja ei lase seda järgi. Ainuke asi, mida kogu aeg tirid, on see punutav nöör. Et punusõlme fikseerida, tuleb teha teine samasugune siia sama nööriga teine samasugune otsa. Jälle ta tuleb siit, läheb siit eest üle selle juhtnööri, jääb siia siuke aas, sellest aasast tõmbad ta läbi ja tõmbad jälle tihedalt kokku siia teise sõlme kõrvale. Nüüd ongi punusõlm ühe nööriga tehtud. Võtad järgmise nööri, tuleb jälle siit juhtnööri alt, juhtnöör on kogu aeg üks ja seesama, see ei muutu. Nöör tuleb siit alt, juhtnööri eest risti, tekib paun, selle punutava nööri tõmbata siit paunast läbi ja tihedalt siia nende kinnitatud nööride vastu. Esimene tehtud, jälle teine sama nööriga. Siit risti, paunast läbi, hoiad juhtnööri pingul ja tõmbad kogu aeg seda punutavat nööri kinni. Nii, olemas. Ja teistega teed samamoodi. Siit, hoiad juhtnööri pingul, tõmbad ta siia ümber. Jälle juhtnööri hoiad pingul ja tõmbad sõlme. Sõrmega saad alati natuke lükata neid tihedamalt kokku, kui vaja. Järgmine nöör, jälle siit, paunast läbi, juhtnööri hoiad pingul, tõmbad kinni ja ühe nööriga 2 sõlme. Kinni. Võtad järgmise nööri. Nii. Sõrmega lükkan lähemale natuke. Hoian juhtnööri pingul ja tõmban sõlme kinni. Iga nööriga 2 korda. Nii, inglitiibadel on muidugi igas ääres rohkem nööre kui need, mis ma siia kinnitasin. Ja teist poolt samamoodi. Siit see keskmine rippuv nöör on siin juhtnöör. Ja võtan siit esimese nööri. Näed, jälle ta tuleb siit juhtnööri taganteks. Toon siit juhtnööri eest risti ja sellest paunast läbi. Tõmban kinni, juhtnööri hoian kogu aeg paigal. Juhtnööri ei lase kaasa, kui ma sõlme kinni tõmban. Jälle, eest risti, paunast läbi. Tõmban kinni, esimese nööriga sõlmed tehtud. Järgmine nöör, eest risti, siit nööri tagant paunast läbi. Kinni, eest risti. Nööri tagant paunast läbi, kinni, juhtnööri hoian kogu aeg kinni. Seda järgi ei lase, kui ma lasen ta järgi, siis tuleb tavaline umbsõlm nendest 2 nöörist lihtsalt. Võtan järgmise nööri. Nii, eest risti. Nööri tagant paunast läbi, juhtnöör on paigal kogu aeg, tõmban sõlmed kinni. Nii, ja kui ma nüüd järgmist rida alustan, siis siit kõige esimene, mis keskmes on, kõige esimene vasakpoolne nöör saab uueks juhtnööriks.
pingutan ta näed siia poole ja esimene nöör, mis tema kõrval on, sellega punun kõige esimesed sõlmed. Jälle näed, juhtnöör läheb siit eest läbi ja punutav nöör tuleb siit juhtnoori tagant, siis läheb ta eest risti, paunast läbi, tõmbad kinni ja teed teise sõlme veel peale. Nii, võtad järgmise. Ja nüüd, kui sa hakkad hoidma inglitiibadel neid rootsuseid siis nagu väikeste vahedega, siis punud vastavalt selles suunas, kuhu sa siis seda juhtnööri kogu aeg suunad. Ehk siis ma tahan teda punuda sellises suunas, siis võtan esimese nööri ja niisugune pisike vahe tuleb esimesena siia sisse jätta, näete. Väike vahe. Tõmbad kinni, 2 tehtud. Järgmisega tuleb juba natukene suurem vahe. Nii. Hoiad kogu aeg seda juhtnööri selles suunas, mis suunas sa tahad, et see roots jookseks. Nii. 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 Teist poolt samamoodi. Siit keskmest see kõige äärmine jääb juhtnööriks. Jälle ta jookseb siit kõikide nööride eest läbi. Võtad selle nööri, esimese siit. Jälle ta teeb tiiru ümber selle juhtnööri, tõmbad kinni ja teed teise sõlme veel peale. Tõmbad niimoodi tugevalt nad siia rootsude vastu kokku, seda keskmine osa on tihedalt vastas ja siis, kui vastavalt juhendile on tehtud need sõlmed, mis on siin rootsu vastas, siis hakkad lahku hoidma. Ja täpselt samamoodi jälle, et tahan, et ta jookseks selles suunas, võtan selle esimese nööri, teen selle sõlme juba sükse väikese vahega siin. Ja kogu aeg pean meeles, et kui ma punun, siis ma juhtnööri hoian pingul ja ei lase järgi, kui sõlme hakkan kokku tõmbama. See sõlm moodustub ümber selle juhtnööri. Nii. Ja kõik need järgnevad read tuleb siis samamoodi teha. Ehk siis järgmine juhtnöör siinpool on see ja siin see. Ja siis viimasel real, kui see kõik on läbi punutud, on juba see juhtnöör. Ja näed see. Jõudu tööle!